raamatukott, see on see kott, millest ma rääkisin. Siin on need luuletused. Siin on siis need luuletused, mida me lastega õpime, neid tuleb järjest juurde, trükime, kiletame ja paneme siia. Nüüd päris kõike siin ei ole, üks on praegu seina peal. Et iga kuu siis on nagu üks luuletus. Loeme seda, õpime seda ja kui nad on kõik selged, siis kevadeks on kotis, korrapidaja tuleb, võtab välja ja kõik teavad, et nüüd tuleb lugeda luuletust. Avan suu ja ampsan toitu, vahel juba enne koitu. Hambad teevad hoolsat tööd, kui ma oma toitu söön. Head isu. Või siis on, et mis me sööme ja mis päeval oli? Teisipäeval head. Ja siis, mis meil laua peal on, näiteks putru kõhud täis me sööme, soovin isu head. Ja siin on kõik erinevad sellised luuletused siin taga ja need on sellest luuletuste kotis. Siin on nagu lihtsamad luuletused lahti kirjutatud, lahti joonistatud, siis me kasutame neid nii luuletuse õppimiseks, enne seda jutustame selle järgi, järjestame pildiseeriaid ja siis luuletuse õppimiseks nad on seina peal. Teatud ajani võib pilti juures kasutada, sest pilt on nagu tõlge. Kui sa kogu aeg pilte kasutad, siis laps jääbki pildile ootama. Teise aasta lastega oli meil selline situatsioon, kus hästi lihtsalt luuletust lugesin neile ja kui ma hakkasin küsima selle kohta, siis tuli välja, et keegi kuult polnud näinud, sest nemad ootasid, et ma pildi kohe juurde toon. Mina ei toonud enam pilti juurde ja tekkis segadus ja siis, kui ma ütlesin, et nüüd peate ise seda kuulama ja pärast ise pildi juurde joonistama, siis me saime sellise pildiseeria sellele luuletusele. Ma näitan. See on natuke adapteeritud tekst, me natuke muudame tekste. Kirsimarjad marjakesed, kaideid ruttu puhtaks peseb puhtaks, paneb kotti, keedab perele kompotti. Laulkond oli 4, siis nad pidid omavahel ära jagama, kes mida, mitu seeriat oli sellist, et kes mida siis joonistab, et tuleb luuletus välja. Kasutame ka laste töid nende luuletuste juures. Seda saab järjestada ja seda saab siis ka. Kui on veel tekst all, et nad loevad ja panevad selle pildi ja teksti kokku, siis on see lugemisharjutus ka. Need on need tuttavad majad, mida te siis nägite, on natuke teise põhimõtte järgi. Seekord oli nagu 3 korrust ja 9 akent, siis need on lihtsalt sellised majad. Et siin peab see hääliku analüüsiks on, et see häälik on siis, kuuleb laps keskel, siin on lõpus ja siin ei ole üldse. Kui ei ole seda häälikut, kui ei kuule, siis see elab selles majas. Need on sellised majad ja selles on hästi palju igasuguseid erinevaid väikeseid pilte lihtsalt igalt poolt välja lõigatud ja hommikuringis, kui me seda teeme vahest niimoodi frontaaltööna või nagu kõikidega, siis iga laps võtab siit ühe pildi, ükskõik missuguse ja siis iga laps saab selle pildi ja vastavalt sellele häälikule, mida me siis otsime, siis paneb ta kuhu. Kui see on, siis elab ta selles majas, sest kell hakkab kõhiga, kui see on kõh ja siin on tangid, siis muidugi me häälime, kas on tankid või tangid ja tähendab, ta elab siin majas. Et niimoodi iga laps saab omale ühe pildi ja saab siis ka põhjendada, miks üks või teine pilt selles majas elab. Siis saab neid väikseid pilte ära kasutada ka niimoodi, et nad on põrandal lihtsalt maas. Neid on hästi palju maas ja laps tuleb ja valib. Täna mulle meeldib see pilt ja miks. Seda on muidugi väga raske. Alguses nad on nagu väikesed ahvipärdikud, et see, kes võtab, see paneb pärast tagasi ka. Sellepärast, et nad kipuvad ikka alguses ühtemoodi võtma. Et kui ahv, siis kõik ahv, kui robot, siis poisid võtsid kõik roboteid, siis tuleb mõned pildid lihtsalt ära panna, aga hiljem, kui seda rohkem teha, siis nad hakkavad ka valima ise oma mõtte järgi ja ise nagu põhjendama, miks ta selle võttis. Siis me tegime neid nõiaraamatuid lastega ja sinna pidid siis. See on nüüd ainult selline asi, et kui te õpetate neid raamatuid tegema, siis arvestage sellega, teil läheb metsikult paberit. Sellepärast see on üks lemmiktegevus lastel. Nii, nõiaraamat, see on juba 7-aastane suurem tüdruk. Kõigepealt pidi joonistama oma nõia, panema nime, kirjutama sinna sisse, kes kui vigaselt kirjutas. Nii, ja siis edasi oli, et kes on nõiasõbrad. Kellega ta koos elab, kes on nõiasõbrad, siis missugune on nõiamaja, kus ta elab. Ja nõid, nagu iga inimenegi, vajab aeg-ajalt privaatsust, tahab ära minna ja see on tema peidukoht, see on tema kodu.
teemakohane, kui on teema, siis nad ühesõnaga joonistavad ise kevadlilled, seina pealt otsivad need sõnad, kirjutavad need sõnad siia. Aga siin ta ei ole vist, ei ole jah sisse teinud, muidu mõnikord nad joonistavad ka sisse. On küll, siin on peenar ka sees. See on see nii-öelda sõnakivimäng, et need on maas. Sokid, hästi lihtne, vana tapeedi peale joonistate lihtsalt need. Praegu on lihtsalt need. Ja siis üks on mängujuht ja ütleb näiteks, et Peeter läheb õue, paneb kõigepealt sõrmkindad, peab astuma siia peale, sõrmkindad paneb. Siis paneb sokid jalga, see, kes mängib, see peab leidma, aga nüüd tulevad veel kohamäärused juurde. Need mütsid ja kõik need on nüüd kuskile üles jäänud, aga siin on siis, et paneb kindad kätte, aga kindad on riiuli peal, siis ta peab leidma selle pildi, kus kohas see on. Saabte aru, et põranda peal saab mängida sellist mängu. Üks annab käsklusi ja teine siis vastavalt astub ja leiab, kus nad on, kas akna peal, laua peal, kapis sees. Tavalisemad, mis tapeedirullid ka. Ja lähevad kortsu, viskad ära, joonistad uued, kahju ei ole. Et saab ära kasutatud sellised asjad. Et mängijad istuvad ringis toolidel, võt lastega me mängisime, kui olid Lõunamaa loomad. Istuvad toolidel ja ütleme, neil on käes riietusesemed. Toiduained, riietusesemed, Lõunamaa loomad, Põhjamaa loomad, metsloomad, ükskõik mis. See teema, tähendab, see mäng sobib iga teemaga. Istume ringis ja mängujuht on keskel. Ja mängujuht peab siis ütlema näiteks, hoia oma lühti siis käes. Noh, ma annan sulle ka selle, et sa aru saaksid. Niimoodi, et kui mina olen mängujuht, siis mina käin ringi keskel ja ütlen, käisin poes ja ostsin teksapüksid ja konventsiooni. Ja need, kelle need on, peavad ruttu kohad vahetama. Ja mängujuht peab saama istuda. Mängujuht ei saa. Vot, et esiteks on see sõnavara õppimine mänguliselt ja neile väga meeldivad need. Siis kui me õppisime neid Lõunamaa loomi, siis mängujuht ütles, käisin Aafrikas, nägin sebra ja kaelkirjakut ja need siis pidid vahetama. Ja siis on veel põnevam, kui on mitu sebra või mitu kaelkirjakut. Siis liikumist on natuke rohkem. Siis kuna me teeme hästi palju erinevaid lavastusi ja asju, siis näiteks jälle kasutame lastetöid ära. Meil oli nututead. Kahepoolne saab kasutada, laps joonistas, klammerdasime kinni ja nüüd saame kasutada, saab teda liigutada igate pidi. See oli seenepudu lugu, siin on samast etenduses näiteks siir. See on nüüd natuke teistmoodi, see on kleepetööna tehtud ja see on siis Jussikese 7 sõpra, aga see on nüüd kannatada saanud. See on natuke ka juba, natuke vajab restaureerimist, aga kui lastega mängida, siis meie oleme küll selle poolt, et ei pea nii alati olema nii esteetiline kõik seda. Ta on enda oma tehtud ja palju huvitavam, kui on see nii klänts ja niisuke nii puhas ja kõik, et palju kihtim on neid kasutada.